Me kõik teame, et kassi pidamise üks suuremaid väljakutseid on kassi liivakasti puhastamine. Tegelikult on kasside vetsus käimine täielik omaette teadus ja just sellest me kohe rääkima asumegi. Tere, Julia! Millised on kasside kõige suuremad probleemid vetsus käimisega? Neid probleeme on palju ja paljud probleemid olenevad siis nendest mingitest eelkursoritest. Näiteks oleneb sellest, kuhu see liivakast on pandud. See on kõige tavalisem probleem, et liivakast on pandud valesse kohta ja kass tahab, et see liivakasti asukoht oleks selline, kus on natuke varjatud, aga mitte selline liiga nurk. Et tal peab olema alati põgenemistee. Poolvarjus. No, poolvarjus. No ütleme nii, et ta peab olema niimoodi, et tal on mugav jälgida olukorda, aga tal ei tohi olla tunnet, et ta on lõksus. Ja see on põhjus, miks võib-olla eelistada kasside puhul pigem selliseid lahtiseid liivakasti kui päris kinniseid liivakasti, sest kinnised liivakastid, ta ei näe, mis ümberringi toimub, aga ta tahab kogu aeg vaadata, et ta oleks turvaline, et ta võiks rahulikult oma asju ajada. Kassile ideaalne liivakast oleks selline, kuhu ta mahub, tema pluss veel 1,5 kassi. Ta peab olema niimoodi, ta nagu, ütleme nii, et õige on 1,5 tema suurust ja saaks siis nina otsast saba juureni. Ja kui vaatame paljusid liivakastidest, nad on tihti liiga väikesed, sest kasside liivakasti rutiinid on hästi omapärased. Mõni on niuke, et läheb sisse, valmis. Mõni on niuke, et ta läheb sisse, siis ta kaevab seal terve igaviku, siis ta ringitab seal igaviku, siis ta käib välja, mõtleb natuke, tuleb tagasi. Ja kellel kuidas, eks ole. Täiesti eraldi teema on see, kui on mitu kassi majapidamises ja isegi kui nad paistavad, et saavad hästi läbi, siis nad võivad tegelikult natuke nagu vaenlased olla. Põhimure on territoorium ja see, kas need kassid on sõbrad või mitte, seda on tihti raske aru saada. Ja see, et mõlemad kassid käivad liivakastis siis, kui omanik kodus on täiesti tavaline. Aga siis, kui omaniku kodus ei ole, siis on nende vahel sõda, võib-olla muidugi sõda. Ja nad sõdivad rohkem pilguga, nad ei lähe kättpidi kallale ja üks kass võib lihtsalt takistada teise kassi WC kasutamist, lihtsalt istub koridori peale ette ja jõllitab. Mis siis sellisel puhul lahenduseks oleks? Liivakaste peaks olema iga kassi kohta 1 + 1. See tähendab seda, et kui meil on 4 kassi, siis meil on 5 liivakasti. Ja kõik need liivakastid peaksid olema ka logistiliselt erinevates kohtades niimoodi, et üks kass ei peaks teisest mööda minema, et nii-öelda oma liivakasti juurde saada. No, tean omast käest, et kassid on väga valivad ka siis selle suhtes, mille sisse või peale nemad oma häda teevad. Kuidas nüüd selles liivamaailmas orienteeruda? Nad on tõesti väga valivad ja oleneb palju sellest, kuidas nad on üles kasvanud või millised on nende elu jooksul tekkinud harjumused. Aga laias laastus kassid eelistavad sellist pehmet ja liivast kassiliiva ja nad väga-väga tahavad, et see oleks puhas. See on ka põhjus, miks need lahtised liivakastid on paremad, et me näeme seda, et kui ta on just käinud, siis me näeme, et seal on see junnike ja siis on väga oluline see junnike või see pissiklomp kohe ruttu ära korjata. Kõik, kes on kasse kunagi pidanud, teavad, et kassi väljaheited ei lõhna veel nagu maasikamanna. Kuidas nüüd on tehnoloogia arenenud selles suunas, et kodu oleks võimalikult kassikaka lõhna vaba? Siin ma ütleks, et on isegi 2 erinevat lähenemist, sest et üks on lahendada see kaka probleem. Seda võib esiteks ära visata võimalikult kiiresti ja on võimalused lihtsalt koguda nad spetsiaalsetesse kilekottidesse ja spetsiaalsetesse prügikastidesse, kus see lõhn ja kõik on hästi isoleeritud ja on ka toiduga võimalik seda reguleerida, sest et mõnedes toitudes on sellised prebiootilised ained sees, mis võtavad selle lõhna juba seal jämesooles nagu endasse sisse ära, nii et see väljaheitega lõhnab natuke vähem. Räägime sellest tehnoinnovatsioonist ka korra, et mis vidin see on, mis siis välja on mõeldud, et kassi kakalõhna korralikult korteri tingimustes näiteks kinni hoida? On selline literlokkeri prügikastike olemas ja selle võlu on see, et see kilekott, mida nad sinna sisse panevad, see on spetsiaalne, see on hästi mitmekihiline, mis ei lase seda kassi kaka ebameeldivat lõhna läbi. Ja olgem ausad, selliseid väga haisva kakaga kakajaid on perekonnas teinekord veelgi. Et on olnud olukordi, kus värsked emmed panevad oma beebide mähkmed sinna sisse ja tõesti võtab selle lõhna ära. Lihtsalt küsimus on siis selles, et ka toda kasti on vaja vahepeal puhastada ja tühjendada. Mida üldse kassi liiva ja kassi kakaga ette võtta, kui sul ei ole oma komposti hunnikut? Ma ütleks nii, et ära kohe kindlasti pane komposti hunnikusse üldse seda kassikakat. Nii koera kui kassi väljaheited tuleks käidelda nii nagu ka humaanfekaale WC-potist alla. Aga kui jälle rääkida kassiliivast kui sellisest,
isegi need, kuhu on peale kirjutatud, et võib vetsupotist alla lasta, siis parem seda mitte teha, sest et tänapäeva uute majade torustikud on sellised, mis väga kergesti ummistuvad ja parem juba ennetada ja vältida seda probleemi sellega, et me liivakasti viskame või selle liiva viskame prügikasti, kaka viskame siis potist alla. Mida võtta ette sellisel puhul, kui minu kassil on kombeks pissida kõikvõimalikesse valedesse kohtadesse? Jah, kassid on hästi-hästi stressitundlikud ja neid võib enam-vähem, õhurõhk on vale ja juba on niimoodi, et pissime kuskile mujale. Ütleme nii, et kui tegemist ei ole muutustega seotud, näiteks mingisugune kas kolimine, teine kass, võõras, koer, laps, perre sündimine, siis võiks üle vaadata lihtsalt, kas äkki on kassil mõni tervisemure, sest et kui kiisul on valus pissida, siis ta ei lähe liivakasti ootama, millal see tuleb, ta teeb selle ära siis, kui ta saab. Üks lahendus, mida kodus võib proovida, on lihtsalt muuta selle liivakasti asukohta, sest jälle, et võib-olla kui ta on liiga nurgas, siis lihtsalt tõsta ta natuke välja. Võib-olla on abi juba sellest, et lihtsalt tõsta see gaas pealt ära ja vaadata, mis kass siis arvab. Koristage neid kakasid ja koristage neid kakasid.